tšau! Ma olen tööl. Praegu just panin siin täitsin e-kooli. Õpilased arvutis töötavad. Lähen kohe vaatama, kuidas neil läheb, sest ma andsin neile ülesande kätte. Ja nüüd lihtsalt on vaja paar asja ära teha, et õele lubasin aidata ühe asja teha ja siin kalendrisse, nagu üks õpilane ütles, et väga tummine kalender on. Et siia pean nüüd panema mingid järgmiste nädalate asjad sisse. Muidugi kõik kattub selles mõttes, et kui on ikkagi mingid üritused, siis need on ühel päeval ühel kellaajal. Ja see ei ole nagu nädalavahetus, vaid lihtsalt nädala sees. Suvaliselt täiesti. Aga eile ma käisin, ostsin, sponsoreerisin siis päkapikke. Ja siis mul on selline tunne, et ma ei tea, üldiselt ma ei taha nagu väga, et päkapikud ei pea tooma nagu väga suuri asju, eriti kui on advendikalender, aga eile õhtul me mitmendat õhtut järjest tegelikult hakkasime pesamunaga legodega mängima. Võtsime oma legode kassi välja, ma panen selle klipi siia. Ma olen ise väga uhke. Ma tegin rõduga kahekordse maja ja siin on väga palju lilli. Ja Lauren tegi WC-ga siia üles, kuna rõdul pidi värske õhk olema. Palju mul läksid kõik need kristallid. Seal on puud. Siin sees on tegelikult parukate puud veel. Et selline esmaspäeva õhtu. Meil ma olen väga uhke selle üle ja ma ütlen ausalt, võib-olla päkapikud toovad isegi legosid selle peale lastele, et nad nii tublisti mängivad koos minuga päris mänge. Ja ühesõnaga meil on puudu ehitusklotse, ma saan aru, see on väga niši teema, aga mul on selline tunne, et päkapikud vist toovad juba legoklotse palgapäeval, sest et mina ei jõua jõuludeni oodata. Et saaks legodega õhtul mängida ja see on nii äge vaadata, kuidas ta muidu nagu kaldub telefoni sõltuvusse või ma näen, et tal ei saa nagu väga jätta telefoni vabalt kätte, et ta kipub õudselt sisse minema sinna. Et siis ma üritan leida igast muid tegevusi ja tegelikult ta mängib üksi ka nendega, aga muidugi koos on lõbusam ja kuna mulle endale ka hullult meeldib, siis jah. See on selline asi, et tahaks sinna investeerida, sest see on päris nagu äge asi, millega tegeleda lihtsalt, et legod on kallid. Aga praegu jah, mul on veel nüüd tunnike tööl ja siis ühel tööl, siis ma lähen koju ja siis ma võin näidata teile ka neid, mis päkapikkudele mina ei tea, siis ma hoiatan ette, et kui siin lapsed on väiksemad, kes vaatavad, et ma ei tea, kuidas seda asja serveerida. Tundub nagu ma ei oskaks rääkida, aga ma ei taha ma tean, et osad vaatavad lastega koos ja sõnaga see on nagu keeruline teema, see talvevõlu maagia. Et ma ei tea, aga ühesõnaga ma näitan jah, mis päkapikud toovad minu lastele. Ja siis Meike saatis pilte, mis oli Tuglase advendikalendris esimestes päevades. Et ma panen siia need, et siis keda huvitab, saab vaadata, mis siis selles kalendris on, sest et põhimõtteliselt, ma ei tea, jõuab praegu ka veel, kui väga tahaks, et endale selle advendikalendri, et viimased aknad saabki siis kõik korraga lahti teha ja siis ongi vägev. Aga ma avastasin, et YouTube'is on mingi uus asi, mingi haipimine. Ma ei tea täpselt, mis see tähendab, aga ma nägin, et te olete haipinud mu videot. Et aitäh teile südamest, kes seda teinud on. Sellepärast, et ma ei ole päris täpselt aru saanud, mida see tähendab, aga igal juhul on see hea. Ilmselgelt. Ja siis, kui ma seda haipimise asju vaatasin, siis ma vaatasin, et seal saab tegelikult nagu
kingitus ka teha nagu põhimõtteliselt nagu vist raha anda, aga ma ei tea, selles mõttes, et mina ütlen, et kindlasti andke raha enne heategevuseks kui mulle, aga see nagu lihtsalt ma ei ole aru saanud, kuidas see süsteem käib, et kas sealt siis läheb mingi raha YouTube'ile või läheb ta otse sellele sisuloojale, aga igastahes ma Randole ütlesin, et ta võiks nagu mulle teha kingituse rahalise. Aga ma ei, ta täna hommikul öeldi väga vaimustas sellest, et ma ei tea, kuidas see süsteem töötab, aga kui teil on mingeid selliseid inimesi, te jälgite näiteks, teate, et neil oleks sellest abi, siis võib-olla on päris lahe niimoodi. Ma kindlasti hakkan ise haipima kõiki neid sisuloojaid, kelle videosid mulle meeldib vaadata. Aga jah, teen oma töö ära ja siis vaatame pärast, mida me pidime vaatama. Päkapiku staffi ja siis seda. Teeme meie advendikalendri ka lahti, on ju. Võt, aga nüüd jah, teen töö ära ja jooksen koju sõna otseses mõttes ilmselt. Jooksen, sest ilm on normaalne ja siis näeme juba kodus. Jalatan kodu poole. Ütleme niimoodi, et aknast tundus parem ilm. Väga ilus tund välja, aga räme külm tuul on. Mida te mul õual võtti näete. Aga võtan natuke kaugemale teid. Aga tore on see, et tulin ära just, et minna siis järgmisele objektile. Tead, ma ei tea, kas te üldse kuulete mind, see tuul on nii meeletu. Ma ei räägi pikalt, aga igal juhul ma tahtsin öelda, et ma sain töö juures kingituse. Kodus näitan, mis on, ega ma ise pole ka veel vaadanud. No tšau, jõudsin koju. Täna hommikul mul käisid ka päkapikud muuseas. Tõid sellise asja mulle. 2 väga rõõmsat küpsist. Tahtsin näidata, mis päkapikud mulle töö juurde tõid. Said mu veel viimasel hetkel kätte. Kas ma olen täiesti viltu või? Wow. Nüüd on vist enam vähem või? Ühesõnaga, päkapikud said mu viimasel hetkel kätte, kui ma ühelt objektilt ära hakkasin minema. Nii. Ma olen nii rahul praegu oma tööde ja tegemistega. Selles mõttes, et kõik kuidagi on nii tore ja kõik läheb nii hästi. Aga vaatame, mis päkapikud tõid. Pepper ka tahab näha, mis päkapikud tõid. Päkapikud tõid ühe sellise joogi. Eriti kuiv, väga hea. Kusjuures ma tahaks minna tüdrukutega tähistama. Ma ei teagi, mida tähistama tegelikult. Lihtsalt kuidagi neid uusi asju, mis tulemas on. Seda aastat, mis läinud on. Tegelikult tahaks lihtsalt nagu filmi õhtut teha. Kerli juurde tahaks minna. Peakski uurima, kas ta on tööl nädalavahetusel. Mu sõpradest. Sorry. Mu sõpradest väga paljudele ei meeldi kuivad need mullid, nii et ma ei pea jagama väga. Nüüd on need mandlid. Mega head. Kuna mul päkapikud just käisid, siis ma ei hakka praegu neid lahti tegema. Aga jah. Ja siis kohv. Kohv on meil ju kulla hinnaga teatavasti. Väga super. Väga super. Väga mõnus kingitus päkapikude poolt, eriti nagu sellepärast, et nad ei oleks pidanud seda üldse tegemagi. Aga eile siis jah, käisin Selveris. Ei käinud Selveris, oota.
oota, teeme nüüd niimoodi. Nüüd tuleb see koht, mida lastega koos ei saa vaadata. Et lapsekesed, tupsukesed, natukene aega nüüd. Vaadake ühte teist asja korraks või pange Lego kokku või tehke midagi. Ma kiiresti siin vanematega omavahel räägin ära. Minu lastele päkapikud toovad üks hommik sellise, üks hommik sellise, üks hommik sellise, üks hommik sellise ja siis mingid hommikud sellised. Ja ma pean need nüüd ära viima ja peitma selles mõttes, sest et ma ei tea, kes siin kohe kus koju laekub. Aga ma loodan jah väga, et päkapikud toovad. Nüüd võivad lapsed tagasi tulla. Te võite kõrvad lahti teha. Et ma väga loodan, et päkapikud toovad lastele legosid. Võt, aga nüüd meie... leidsin sellega ülesse. See Douglas kätekreem, jõulu oma. Ja jumala hea, ma käisin tegelikult Body Shopis ka nuusutamas, aga Body Shopi omad ei olnud... Või no need jõululõhn oli see aasta mingi jõhvika midagi. Ja mulle nagu see meeldib rohkem. Nii, aga võtame siis advendikalendri ette. Jälle 2 akent korraga lahti teha. Täna siis võtame 6. Puus on selline. Ja siin sees on seerum peanahale. Ma ei tea nüüd ausalt öeldes, mis sellega teha, selles mõttes, et juuksemask see nagu ikkagi otseselt ei ole. Ja peanaha seerumit ma tõesti ei osanud panna sinna bingosse. Nii et see läks nüüd jälle mööda. Aga vaatame, mis meil on 7. aknas. 7. aken on selline. Ja siin on väike Hourglassi ripsmeduss. Väga super. Sellepärast, et uusi ripsmedusse meeldib mulle katsetada, eriti nüüd, kui mulle tundub, et minu see lemmik ripsmeduss Rimmeli oma on, ma ei tea, vist maha võetud müügist, mina seda rohkem igastades kuskilt lind ei ole. Ma ei ole veel lootust kaotanud, aga selline ripsmeduss. Väga hea. Super. Nii. Seda siis katsetame millalgi. Vot. Aga jah, tänase vlogmase ma siin tõmbangi kokku. Mul tahaks tõesti veel suurt aitäh öelda, et olete nii toredasti kaasa elanud ja haipinud videosid, mida iganes see ka ei tähenda ja kommenteerinud ja näeme jälle paari nädala. Jumal küll. Näeme jälle paari päeva pärast. Tšau!